Näitame, mis ma ostsin, mis see seisukord on, mis see mõte on ja siis saame edasi vaadata juba. Mul põhimõtteliselt kogu aeg käib. Sul kogu aeg käib, jah? Okei. See on huvitav maja, on ju. Et mis aasta maja on? See on tegelikult 10 aastat vana maja, see on Merko ehitatud maja, nii et see on 2015 aasta maja. Ja see korter, mida me oleme vaatama, on siin Sokli korrusel. Et ta on siis büroo sihtotstarbega ehk et ta on äripind, külaliskorter ja selle korteri juurde siis kuulub parkimiskoht siin hoovis. Vaatame sisse. Mis selle korteri puhul on väga hea, on see, et selle korteril on sisuliselt eraldi sissepääs siin maja ees. Ta on nii nagu müüa ta müüs sellise average seisukorraga. Aga tema suur pluss on see, et siin on sissepääs ainult 2 pinnale, et üks on see korter, mille mina ostsin ja siin kõrval on siis äripind. Nii et mõnusalt privaatne, mis on tegelikult näiteks potentsiaali mõttes väga hea Airbnb jaoks. Ma valisin selle korteri sellepärast lihtsalt, et see hind oli nii hea, et raha tehakse ostes. Vaatame siis, kas selle objekti puhul see minu kuldreegel, mida ma alati klientidele ütlen, peab nagu paika ka või mitte. Et nii, tundke nagu kodus, aga ärge siis unustage, et te olete külas. Et meil on siin siis selline põnev korter, et praegu siin on siis näha, et on 3 erinevat akent. Ja kui me vaatame kogu seda mööblit ja seda sisustust, siis ta on üsna pretensioonikas, et siin on rohelist ja siis on need kollase mustaga sellised piirded siin ja siis siin on oranži ja kui me vaatame veel siia, siis siin on selline ilus tibukollane vannituba. Et väga pretensioonikas. Miks ta on äge? Siin on veel garderoob, et siin on tehnoruum / garderoob. Et siin on siis, selle me teeme täiesti uueks siin kõik, et selle ventilatsioonisüsteemi peidame ära, siia tuleb korralik selline uus garderoobi lahendus. Ja ta on 43 ruutmeetrit ja mis me siia teeme, mis on see potentsiaal tegelikult on see, et siit need riiulid lähevad eest ära, siia tuleb sein, see läheb siit niimoodi, siia tuleb klaassein ja siia tuleb eraldi magamistuba, ehk me teeme ta 2-toaliseks, siia tuleb sisse ehitatud garderoobi kapp, korralik, siia teeme ilusa köögi, siia tuleb söögilaud, siia paneme diivani, telekas läheb sinna ja siis ta tuleb mõnus 43 ruutmeetrine 2-toaline korter siia ja seal on väike trikk on ka veel. Trikk on selles, et me tegelikult alguses me värvime selle korteri täiesti ära, kõik seinad, kuna ta on see hall siin tumedas natukene nagu valgust on niigi väheks, et siis teeme ta valgeks, et see annab juba sellist erksust siia juurde natukene ja et kõigepealt esimene ülesanne on sellest mööblist lahti saada, et see läheb siin müüki ja äraandmisele sõltuvalt siis objektist. Siis arhitekt on kohal ära käinud, joonistanud uue põrandaplaani valmis, põranda vahetame ära, paneme siia ilusama põranda ja siis on niimoodi, et värvime kõik valgeks, vannitoa värvime ka valgeks, selle tibukollase plaadi värvime üle, et teeme kõik sealt valgeks ja siis, kuna ta on oma sihtotstarbelt on büroo tegelikult, et siis esmane mõte on selles, et ma ei pane üldse sisustus sisse, välja arvatud siis köök ja garderoobid, et selle lahenduse teeme ära, aga siis siin on nagu 2 erinevat varianti, et ta läheb mul müüki nii korterina kui kontorina ehk büroo pinnana, et mõlema põrandaplaan on valmis joonistatud ja mõte on siis selles, et kellel on vaja sellist mõnusat väikest büroo pinda, siia saab 4 töökohta tekitada ja siis selle magamistoa asemel, kuhu see klaasist sein tuleks, oleks nõupidamiste ruum tegelikult. Nii et alguses läheb siis 3D piltidega nagu mõlemad variandid ülesse, vaatame, kuidas huvi on ja sinna kuulutuse teksti sisse siis läheb info, et kes tahab näiteks koduks osta selle, et siis me saame sinna panna selle mööbliga sisse, et siis ta saab juba kodulaenuga osta täiesti sisustatud korteri endale, kas siis koduks või, nagu ma ütlesin, väga hea on see, et on eraldi sissepääs, et kes otsib siis üüriinvesteeringuks endale või Airbnb jaoks näiteks veel eriti on nagu ülimugav lahendus. Nii et sellised plaanid, praegu ootan ehitajatelt pakkumisi, saame need kätte, siis läheb töösse ja siis loodetavasti siin juba uue aasta alguses saame müüki panna ja saan teid siis kursis hoida, kuidas sellega läheb.
et mu päris esimene mõte oli tegelikult üldse see, et täitsa tühjaks või et ostan ära ja panen kohe täitsa üles, aga siis ma saingi aru, et see põhjus, miks omanikul siin huvi olnud, oligi see, et lihtsalt inimesed ei suuda võib-olla mõelda seda perspektiivi või näha seda, mis siin on, et ma siis teen neile niimoodi selle asja valmis, et ta oleks apetiitne, atraktiivne. Hindamisaktis oli välja toodud, et selle korteri seisukord ei ole mitte väga hea, vaid on hea, et me vaatame siin seintel on kulumisjälgi ja nii edasi ja hindajaga suhtlesin, et kui ma teen selle korteri maalritööd kõik ära ja teen ta nii-öelda väga heaks, siis see tõstab korteri väärtust ja kui ma muudan veel, teen sinna toa juurde, siis see tõstab ka väärtust, et sealt tuleb veel kuskil 10–15% juurde. Et siis see hind võiks jääda sinna kuskile 140–150 000 kanti, nii et justkui tundub, et potentsiaali võiks olla. Vaatame, kas minu tees ja minu mõtted ja visioon, mida ma seda teha tahan, peab paika ka ja järgmiste kuude jooksul oleme siis targemad. Ja see on või mingi laevakajuti või mingi või selline peakokka lähed siit nõudepesu sinna ruumi lähed, et aga see on päris raju, et see kollane on siin on päris pretensioonikas, ütleme nii, et vist ei olegi vaja ära vahetada. Ja jätame nii, ja teeme seinad roosaks ja teeme ta nii ergu kui võimalik. Ja vesipõranda küte, nii nagu uutes majades ikka, soojustagastusega sundventilatsioon, kõik kaasaegsed lahendused on olemas. Et muidu kui astud siit uksest sisse, siis astud nagu otse elutuppa. Et siis siia tuleb selline varbsein, tuleb nagu vahele, mis natukene eraldab ära. Et kui sa tuled, et siis tekib nagu väike esikutsoon, asjad saad kohe garderoobi ära panna ja siis, et sa ei astu kohe päris nagu elutuppa. Võt, küsimusi?